kasutan 3., 4. ja 7. ja 8. klassi õpilastega sellist rakendust nagu Vocaro. Ja kuidas ma seda siis kasutan? Kui me hakkame õppima uusi sõnu, ütleme, et meil on siin unit 7 My Day, siis mina saadan õpilastele ühe salvestuse, kus ma loen kõik need sõnad üksteise järel niimoodi sinna sisse, et näiteks unit 7 My Day, get undressed, in the morning, off, I'm off to ja nii edasi. Ja saadan selle lingi õpilastele e-kooli. Õpilased kuulavad minu salvestust, harjutavad ja siis nad saadavad samasuguse salvestuse mulle tagasi. Näiteks siin on üks salvestus. Unit 7, My Day, get dressed, in the morning, off, I'm off to, get up, leave for school, brush your teeth. Ja siis, kui mina olen selle salvestuse ära kuulanud, tavaliselt ma sellel ajal kuulamise ajal teen märkmeid, et mis vead õpilasel olid ja siis kasutan mina ka Vocarood ja saadan õpilasele tagasiside e-kooli kaudu siis. Unit 7 sõnade tagasiside. Unit 7 sõnad on väga ilusti hääldatud, 2 küsiviga oli. Sõnas number 20, quite, hääldame seda, quite. Ja number 31 oli mitte super, vaid supper, have supper. Ülejäänud sõnad on kõik väga ilusti hääldatud. Tubli. Et see Vocaro on hästi lihtne, siis siin tuleb lihtsalt seda salvestamisnuppu vajutada. Tere, mina olen Kristi. Niisiis õpilane saab kuulata oma salvestust. Tere, mina olen Kristi. Ja kui ta on selle salvestusega rahul, siis ta vajutab siit Save and Share ja siit kopeerib selle lingi ja saadab mulle meili peale. Mina ise saadan neid endale Messengeri, et sealt ma saan kergesti ligi ja sealt samast kohe kopeerin endale lingi ja saan õpilasele e-kooli. Lasteaia inglise keele tunnis kordasime täna värvide nimetusi. Ja seejärel meisterdas iga laps endale värvipliiatsi raamatukese. Et ma andsin neile sellise välja prinditud lehe, nad värvisid kõigepealt pliiatsid ära, lõikasid välja ja siis mina klammerdasin selle kokku, selle raamatu. Et samamoodi saab siis teha erinevaid sõnavararaamatuid, näiteks perekonnaliikmetest, näiteks loomadest, õppevahenditest. Et pärast lihtsalt klambriga kokku panna ja ongi raamat valmis. Ma olen vahel pannud kontrolltöö alguses tahvli peale sellise sildi do not stress, just do your best. Või siis näiteks hiljaaegu leidsime just Tigerist sellise sildi, mille ma saan siis laua peale panna, kui ma lähen näiteks lõunat sööma. Vahel ma olen ukse peale pannud ka sellise sildi I'll be right back. Või siis näiteks, kui me teeme kontrolltööd, siis ma olen pannud teisele poole ust sellise sildi don't make a big testing in progress. 7. klassiga tegime tunni alguses soojendusharjutuseks sellise tegevuse, kus ma andsin igale õpilasele puidust klotsid, kõikidele ei jätkunud, siis osad said sellised paberist tähelipikud ja neil tuli siis 5 minuti jooksul kokku panna võimalikult palju jõuludega seotud sõnu. Ja siis pärast me vaatasime need sõnad üle. Õpilased lugesid kokku, mitu sõna keegi suutis 5 minutiga kokku panna. Mina alustan alati tundi sellega, et ma näitan õpilastele, mida me tunnis tegema hakkame. Kui õpilased klassi tulevad, siis on neil tavaliselt selline pilt ees. Ja ma ei tee seda esimeses ja teises klassis, sest nendega ma veel inglise keeles ei räägi terve tundi. Aga teistes klassides ma siis tunni alguses annan ülevaate sellest, mis neid tunnis ees ootab. Et õpilastel on ka hea teada, siis, mida nad tunnis tegema hakkavad või mis neid siis ees ootab.
mul on selline väike pult, millega ma siis slaide vahetan. Need slaidid on mul kõik PowerPointis tehtud ja siis ma laen need üles Google Drive'i. Nii, tavaliselt ma siis alustan niimoodi, et ma kõigepealt mainin need ära, mis tegevusi teeme, et mõne tegevuse juures ma siis räägin natukene täpsemalt, et mis mängu me täpsemalt mängima hakkame, missugust paaristööd nad tegema hakkavad. Ja siis alati tunni lõpus on ka, selle esitluse lõpus on siis ka kodune töö kirjas.